Vanaema põhiliselt kasvatas mind ja ma ei pidanud käima lasteaias. Tol ajal oli see suur eelis, et mul oli kodune õpetus, kodune haridus. Õppisin kirjutama, lugema vanaema toel. Ma kuulsin kõike sellest, mis juhtus 30. aastate lõpus, mis juhtus 40. aastatel. Ja ma ei tea, kui mul ei oleks seda vanaema olnud, ma ei tea, mis minust oleks siis saanud. Vanaema tegelikult armastas mind meeletult, sest ma olin ta ainukene lapselaps. Need on erilised mälestused. Tänapäeval on see päris tavaline, et inimesed elavad nädala sees üksteisest lahus, kes on võib-olla aastaid koos elanud. Et inimestel on alati jäänudki Eestis selline arusaam, ma ei tea, kust see tuleb, et Euroopa Parlamendi saadikud just nagu elaksidki päriselt kõik see aeg nagu Brüsselis. Me oleme lihtsalt käiguga juba nii vanad inimesed, et see üksteise tundmine ja teadmine ja üksteisele vabaduse andmine see ei ole nagu suur teema ja mis vabadust üldse puudutab suhtes, et see on meil olnud aegade algusest saadik. Me oleme 14 aastat koos olnud. Kui me kunagi kähkuga tuttavaks saime, siis ma mõtlesin, issand jumal, see on täpselt, me oleme nii sarnased, et vahet ei ole, et ma vaatan kägud ja ma näen iseennast seal, ma näen seda peeglit, ma vaataks nagu peeglisse. See, kui sulle nagu öeldakse nii palju päeva jooksul, nende päevade jooksul, kui ma kodus olen, et ma armastan sind, see on nii eriline. Tavaliselt ma jõuan koju niimoodi, et ma maandun reedel siia Tallinnasse. Ja see ei tähenda seda, et kui lennuk kell 3 maandub, et ma kell 3 siis kohe sõidan Tallinnast koju. Tavaliselt on Tallinnas kohtumised ja siis ma jõuan koju tavaliselt õhtupoole. Ja kui ma jõuan koju näiteks varem, kui reede õhtuks on külalised kutsutud, siis läheb kohe toidu tegemiseks, siin muud varianti ei ole, aga see on mu lemmiktegevus. Mul oli sellega nooruses suuri raskusi, sest mulle tundus, et söögi tegemine ei käi kuidagi kokku karjääri tegemisega. Kui ma olin 20-aastane, siis ma oskasin vaevalt kartuleid koolida. Eks elus aastatega tuleb tarkust juurde. Toidu tegemine on üks suur mõnu, et sa naudid seda ise ja kui sa seda suudad oma sõpradega jagada, oma tuttavatega jagada, siis see on hästi mõnus.